kui kolesti ööbik laulab. Aga täitsa maailm pole hukka läinud, aga meite lastel hakkas ikka hea elu küll. Täitsa vett pole enam kajust tuld, tuli mutkut siirupit, sest mool oli ühes lauasaaklis 5 kilo suhkurt. Ja pärastpoole läks punaseks kutkis senn, sest mool oli teises lauasaaklis punaste kaantega perekonna album. Lapsed jäid, kasusid suureks, ei ole jõud kajutühjas juua. Vaat siis ükskord kangel kiire leina all ma läksin mööda, viskasi pärmi kajusse. Mõtle läks käiva ja tuli nii kanget nirri. Terve küla mehed laulsid 5 päiva järjest. 6. päeval istusid kaju põhjas, mängisid kaarte. Vaata seal kena vilu ning naised ei saanud ligi. Noh, vaat sedamoodi meitel see roosa vesi sinna kajusse siis tuligi. Ja August... Ossa, kas sa panid tähele, mis mool jalas on? Vaata sul ka nii uhked. Jumal, tossud, näed sa, vaata. Sa pole siukest tossu näinud, need on Moskvast toodud. Need on German Titovi nimelised tossud, oled sa siukest nime kuulnud üldse? Ja, vaata, näed sa, vaata laps, näe, see punane täpp siin, see on German Titovi pea. On sul mees midagi kinkinud sul elus? On vä? Sul vedanud? Need on ainus kingitus, mis August mulle 40 aasta jooksul teinud on ja ka pool kogemata. Sest ta tõi need omale ju. Egas ta pole need mulle toonud. Aga tead see, joo need pigissid teda nii kangesti. Asi ise siuke. Tuleb August Moskvast tagasi ja kõnnib oma uute tossudega abruka vahel edasi, tagasi sul ülikond selgas ja mitte kedad pane tähele, et need tossud jalas on. Ta tuli tuppa, raasis ennast ihualasti, jättis ainult tossud jalga. Ma keetsi just suppi. Ma läksin mööda, uhjutsin kulbi, kütsin, mis see sul siit oltneb. Ta ütles, et rumal naine, see on nool. See näitab, et mool on uued tossud. Jumal, ma ütlesin, kallis mees, mõtle väheke. Sa oleks võinud ometi kaabu osta. Ei, sest ma midagi, kui sa kohe aru ei saanud. Üks naine läks 4 päeva pärast äärmales. Siis sai aru, mis see pärast kaabu parem on. Ei, sest ma midagi, oota, mis ma pidin nüüd rääkima. Ma pidin Augustist ju jälle rääkima. Jumal, mõttelõng katkeb nii kangesti. Jah, vaata, ma tahtsin su käest küsida. Mis see pärast tänapäeva inimesed ei taha enam nii pikalt koos elada kui meie Augustiga? Ole vait, ma räägi ise. Vaata, ma vaatas üks õhta televiisorit. Kuda nad tantsivad. Sa mõtle, alasti ära, tõstab alasti proua ülesse. 1 rubla. Laseb selle proua enese ümber keerutama. 2 rubla. Annab prouale musu. 3 rubla. Kui muu August tuli muu käest esimest korda musu tahtma, sai hakatuseks muu käest 3 korda vastu kõrvu. Vaat sõuke äge algus võttis mehe palgest kassiks, aga mool oli selge pilt, et see pole mitte formaalne musu tahtmine olnud, vaid kõik see sügavam armastus Roovassaare sadama ning Linnusita saare vahet. Ning seda armastust ta tänase päevani jätkub. Näed sa, Reepalu Tiina, igavene kena tüdruk. Vaat seda Tiinat ma pakkusin eile õhtu ühele poisile, Rainile, soole pakkusin. Sa tead, see Tiina oli nii kena tüdruk. Mõtte, ta sai omale mehe. Aga mees läks tajust minema. Mis see pärast mees minema läks? Amleedi pärast. Kas sa Amleeti tead või? Ei tea või? Vaata, need inimesed käisid teatris tükki vaatamas. Üks inglise sakkuspea oli tüki valmis mõelt ning panda oma keeli pealkirjaks Amleet. Ei, eks sakkuspead need kirjanikuerrad käib, sest mõtlemine ajab ju juused russi. Muu Augustil oli noorest peast peegud kadaka koppel. Nüüd helgib eresti vastakut Pehjonael. No ega pole ka miskit imeks panna. Eks ma ole ju 40 aastat perekonna pea olnud. Noh, aga vaata see sama Reepalu Tiina mees. Eks tema hakkas ka mõtlema, et nii nagu sa Amleet olla seal mööda lava ringi laskanud, muudkut küsinud. Kas olla? Teime ette olla. Kas nüüd olla? Ei, miks ta või seda moodu küsida, kui talle seest palka mastasse? Noh, aga Reepalu Tiina mees ei saanud enne midagi aru, kui titt oli majja toodud. Seda ma sulle ütleks, õige mees ta pole mett olnud. Ta pole julnud päisepäeva käegid karata. Ootas, kui ämm ning Tiina hakkasid õhta titte vannitama. Läks kajule vett
tooma ja pole tänase päevani tagasi tuld. Sa mõtle, milline südameta inime. 2 nii uut emalleeritud ämbert pis minema. Oi, kaakata täissituks. Ei, kust ta sai neid tagasi tuua? Nädali pärast ilmus ajalehtes kuulutus, et müüa vähepruugitud pulmaülikond ning 2 emalleeritud ämbert. Oi! Aga vaata, meie oleme oma Augustiga elanud nagu 2 tuid. Muidugt peab ütlema, et eks meil ole ka probleeme olnud. Näed sa eelmise suvel. Me oleme eluaegas ühes voodis maganud. 7 päeva Augustid oleme ette voodi ligigid. Ütleb tal ikka pala siin ja ta magab parem seal paargus ja tahab ette toas olla ja 8. päeval ma ei pidanud vastu, ma läksin küsisin sirgelt ära. Minust paremat naissi abrukal pole, mis siis põhjus on? Noh, August kokutas tükk aega ja siis hakkas rääkima, ütles, et jah, vaata, Maali nüüd on küll siuke asi, et pead veel vanuigi oma uue mehe otsima, kui sul just meest vaja on. Ei, miks mul meest pole vaja? Meest taris ikka. Mure ühine. Helistasin Kuressaarde, mul üks tuttav tohter ja küsin ta käest, et mis nõu siis aitab, kui meest tahaks selle teha. Ta ütles, et no on niuke tabletid mingid Migri või. Igatahes ma pean sulle ütlema, et iganes kallid tabletid olid. Kui ta mulle hinna ütles, siis ma rehketsin välja, et Augusti pensist saab 3 tabletti. Või see 3 nädalit, eks ju. Noh, ma mõtlesin, et aga iga kuu 4 nädalit vähemalt. No, mul oleks 4 tabletti taris ju. Midad, aga tead sa, siis tuli jälle meitele siukse suure kambaga koos üks igavene suur putukuurija. Kõik suga juurikaid ning pungi ning mis tema kõik oskas pudelisse kokku panna ja jälle mingi määre valmis teha ja ta küsib mu käest, et kas te mett olete proovinud? Ma ütlesin, jah, oleme küll. Me paneme tee sisse mett ning me oleme hästi palju mett söönud. Ei nõnda paita, tuleb ikka kogu aeg ikka lusikaga kohe süüa kohe ikka mett. Ma panin Kuressaare turule. Tõin terve suure 3-liitrise purgi. Nii kui August suu lahti tegi, nii ma talle kohe lusikaga sisse sõitsin. 2,5 päeva purg tühi. Tulemust ei mingisugust. Ma panin tei uue purgi. Ja kas sa tead, kui ma olin selle purgi talle sisse söötnud, tulemus käes. August ronib sängi serva peale ning sumiseb. Sa kallis aeg. Ma tänasin Jumalat ning panin uuesti Kuressaarde, tõi veel ühe purgi. Ätkist hakkab nõelama ka. Jumal küll. Ei, see Mette August on üks eriline mees. Sellepärast ma pjolgi teda kunagi kellelegi näidata, et äkist võtavad mult Augusti ära. Tead, see August käis 3 aastat tagasi, käis kuskil Pärnu kandis, käis mingitel suvepäevadel. Tuleb tagasi, hirmsa väsind ja ma küsin, et kuidas siis oli? Ei, mis seal oli? Väsitav oli. Ma ütlesin, mis seal tehti siis? Ei, no kõigepealt pandi meid sul võistlema seal liiva sees, ma pole mette jõudnud, ma panin ennast telki. Ta telgis üks suur noor naiste rahvas. Ja mõtle, see kurdab Augustile, et tal külm. August ütleb, kallis laps, mul omal vesi ja plahve mööda selga alla, mul nii palav, et kole, sul külm. No võtta siis mu tekk omal ümber. Annab sellele teki. See ikka, tal ikka nii kangesti külm. August annab talle siis ära veel oma madratsi ja kõik värgid ja lõpuks siis ütleb, et no, mis ma sooga kallis laps küll pealt tegema, kuidas sa kodus sooja saad? Tüdruk ütleb kavalale Augu, et ema võtab mu oma kaissu, siis mul kena soe. August kraatsid 2 käega oma viimaseid karvu ütleb, et armas aeg, ma ise võõras kohas, nüüd mine su ema veel otsima. Vaatame, juhke mees, ju sa oled nüüd ikka selge pildi saanud. See uhkest Augusti pole mette kuskil maamuna peal. Ja seda ütleb maanik, seda ütlevad meite 6 last nagu linnupoega ühest suust. Eks meil ole vahest pahandusi ka. Näed sa? Ole vait, ma räägi ise. Tead sa, vaatasime jällegi televiisorist seda jäätantsu. Ju sa oled näinud. Jumal, tüdrukutel pole õieti riideid. Jah, tüdrukutel pole õieti riideid seljas ollagi. August vaatab ja kus siis ikka ütleb, et näed sa, kus sellel on ikka kena tagumine käik ja vaata, kus ikka sellel on ilus ahter ja tead sa, ma ei pidanud seda vastu. Ja kui ta ütles veel, et näed, sellega teeks kohe pool tundi vaba kava,
Siis oli mu mööd täis. Ma ütlesin televiisor kinni ja kohustuslik kava kõikse peal. Vaat sedamoodi. Ja seda ma tahan soole ka õpetuseks ütelda, et üks õige mees ei lähe poole tee pealt mette minema. Ja ennem ikka olgu kohustuslik kava tehtud, kui sa vaba kava juurde asud. Kuule, kas sa tead, kust see armastus tuleb? Südamest. See on päris õige vastus. Merest, jah. No päris õiget vastust ma pole mitte kuulda. Aga siin on vahest targemaid ka. Ütlevad, tead sa sedamoodi, et armastuse tekitajaks on armastuse batsiilius. Jah, ma tea, kust ta tuleb. Kas toob linalind tema oma sabootsa peal või kisub lõunatuul tema seia kohale. Aga tead sa, kui ta su käde saab, siis ta kukub su sees nii hirmsasti möllama, et saab sa enam mette kudat elada. Ja vaata see sama batsiilius püüdiski ta Augusti kinni. Ossa, kallis aeg, seda kisa, seda ulgumist abruka peal. Kõik abruka koerad ulgusid Augustiga seltsis kaasa. No, ma muidut olin hästi hea südamlik. Ma võtsin ühel kenal jõuluööl, võtsin Augustil kraest kinni, vedasin vannasse vesiaida. Seal lahve vett ja ütlesin, et kuule August, avalda nüüd oma armastuse. August küsis, mis moodi ma seda teha saan. Ma ütlesin, et no vaat näe, suurem osa siia on kõik lubanud mulle kuu taevast alla tuua. Aga näed sa, see seisab ikka seal oma koha peal. Noh, oled mees või ei ole? Kuu sillerdas kõik vee sees ju. Ja sa ka tead, kui ta August kargas vette selle kuu järele. Ossa taevas, paljast platin oli. Vesi polnud õnneks mette väga sügav. Tulid enne varsti välja, kui muutsid, rippusid pikad nagu ülgel, ise lõdiseb ja ütleb, vähe viltu hüppasi. Ma sain teisel kraest kinni ja vedasin teise kodu poole ja andsi taale oma esimese musu. Aga jumal hoidku, no see esimene musu, see on hullem kui kevadine vihm. Kas sa tead, see paneb veel hullemini oigama. Ma panin ennast tuppa luku taha, sest ma tea, et kauge maa ning pitk ootus, need on kaks kõikse paremat armastuse rohtu. No kui ma olin nädal aega seda ulgumist kuulnud, siis ma 7. päeva hommikul tõusin ülesse, pesin näu puhtaks, lõin küünarnukid söögilauale ja ütlesin isale, et ma võtan nüüd omale mehe. Isa ütles, et ei muidut, saab sa mette omale naist võtta, oled tubli, mine. Ma läksin püüdsi Augusti külavahelt kinni ja ütlesin taale kõik selle loo ära, et pane hobune ette ning nüüd mine too omale Kuressaare linnast pulmaülikond tähe. August vaos mu peale, kui 100-kilune silgutünn. Ma tõukasin eemale, ütlesin, et mitte üks musu enne, kui sõrmus sõrmes ning pitsat passis. Noh, oleks kedad seda teadnud, kui pitkaks see Augusti linnareis kujuneb, poleks ma teda mette sinna lasknud. No siis ei siuke. Sõidab August siis Kuressaare linna kenastel tasastel uulitsatel, aga see batsiiliussi sees, see ju mutkut möllab, mutkut karjub. Kus avalikku korda rikutakse, seal konstaabel kohe